Dali Keter-Karat, õnnelikkuse coach, kelle teadmised sügavast rõõmust ja hingerahust võivad anda meile nii mõndagi, et avastada midagi ka iseenda kohta. Tänases episoodis kuuleme, kuidas sügava kurbuse tundmine on osa sellest, et jõuda õnnetundeni ning kuidas äärmused ei ole alati halvad. Tõeline sügavus on südames olek ja südames on kergus. Kõik see, mis meile raskust valmistab, on tegelikult meie meel. Ja mil iganes meil on enesearengu teekonnal seda raskust, see on alles need vahekihid enne seda tõelist sügavust. Tere, Dali! Tervist! Aitäh, et tulid minuga vestlema. Aitäh, et sa kutsusid. Minul on kohe üks selline küsimus sulle, et kui ma sinu kohta natuke uurisin interneti avarustest, proovisin mõista seda, kes mulle külla tuleb, siis mu esimene tunne, mida ma tahtsin sinu käest küsida, on see, et kuidas sa näed erinevust või sarnasust sellise tunde vahel nagu õnnelikkus ja rahutunne? Kas nendel on midagi ühist? Kas nendel on midagi, mis seob? Kas midagi, mis neid eristab? Rahutunne on midagi, mis algab hästi tugevalt seespoolt väljapoole ja rahutunne loob õnnetunnet. Me saame olla õnnelikud ka ilma rahuta. Ehk et ma võin olla õnnelik justkui antud hetkel käesolevas momendis, ma võin naerda, ma võin tunda joovastavat rõõmu ja kõike seda, aga samal ajal minu sügaval sisimas võib olla ikkagi rahutus, kurbus, üksindus, meelehäide isegi. Aga see rahutunne, see on midagi, mis algab seestpoolt väljapoole ja tegelikult see sügav sisemine rahu loob selle sügava sisemise õnnetunde, mis ei ole seotud nii väga välistega, vaid iseenda sees oleva siukse ilusa seemnega, mis on hakanud siis kasvama. Ja samal ajal tegelikult see rahutunne on ka see, et ma võin olla rahus ja rahul oma eluga ja nii-öelda rahus. Eelkõige mulle meeldib see variant rohkem, et ma olen rahus ja samal ajal näiteks kogeda hästi puhast nukrust, kurbust. Ma võin olla hästi rahus oma elus ja samal ajal tunda sügavat tükest kaastunnet iseenda osas või sükest habrast, haavatavat olemist. Ehk et kui sa küsid, et mis on õnnelikkus ja mis on rahulolu või rahus olemine, siis see oleks see, mida ma täna sulle vastan. Ma väga resoneerun kõige sellega, sest eks me kõik oleme veidike sellel otsingul, et küll me otsime seda õnnetunnet ja küll me otsime seda rahutunnet, aga väga tihti ma olen ka enda puhul märganud seda, et ma otsin seda väljaspoolt, mitte seespoolt. Ja minu enda kogemus on justkui olnud see, et kui ma siit külmast Eestist ära saan sinna sooja Hispaaniasse või Itaaliasse elama, siis ma olen kindlasti õnnelik. Ja siis ma tegingi kõik selleks, et sinna minna. Ma olin Itaalias, aga ikka nagu ei olnud õnnelik. Ja siis ma mõtlesin, okei, aga siis kui mul on siuke kodu, täpselt selline kodu, mul on partner, siis ma olen õnnelik. Mul on imeline partner, mul on imeline kodu. Siis mõtlen, okei, aga ikka vist ei ole päris õnnelik veel. Siis mõtlen, aga kui mul on siuke kodu, kus mul on oma joogatuba, kus ma saan mediteerida, kus ma saan enda praktikat teha, siis mul on nagu justkui kõik olemas. Ja siis see tuleb, mul on oma joogatuba, mediteerin iga päev, mõtlen, ikka nagu ei ole õnnelik. Siis mõtlen, aga kui mul on oma joogastuudio, siis ma olen õnnelik. Ja siis ma saavutasin selle, mul oli Itaalias enda siuke stuudio ja mõtlen, ikka pole õnnelik. Ja siis mingi hetk ma lihtsalt tundsin, ma jõudsin enda selles hetkesse, et nüüd on aeg Indiasse minna, vaadata, kus see joogapraktika tuleb, mida ma olen juba aastaid praktiseerinud ja mis mul seal õudselt jäi kõlama, mis mind justkui äratas üles sellest, et ma otsin kuskilt väljapoolt, et nüüd mul sisemiselt oleks õnnelik. Minu see chantingu õpetaja ütles seda, et kui me võrdleme, et mis on õnnelikkus ja mis on kurbus, on justkui kui õnnelikkus või kurbus on justkui selle õnnelikkuse puudumine ja pimedus justkui on selle valguse puudumine. Et kui näiteks mul on köögis kott pime, et kus ma seda lülitit otsima lähen? Kui köögist peaks on ju otsima, aga ma lähen otsin elutoast, kõrvalmajast, järgmisest riigist. Et ma kujutan ette, et see on selline hästi resoneeruv tunne väga paljudele, et nad otsivad seda sisemist rahu või õnnetunnet, aga nad ei otsi seda siit seest, vaid nad otsivad kuskilt väljast.
ja siis nad rändavad, alustavad uuesti, jõuavad kuhugi, alustavad uuesti ja jõuavad kuhugi ja ikka edasi, kuni nad jõuavad punkti, kuhu mina jõudsin. Ma pean seda siit enda seest otsima, olenemata, kus ma olen või mis mul on. Et kuidas sina tunned, milline on sinu arusaam või mis on sinu kogemus selle õnnetunde või rahutunde otsingutel olnud? Ja on niisugune väljend, niisugune sõna nagu samsara, mis on siis kannatuste ring või nagu kannatuste ring, mis tegelikult on väga sarnane sellele, mida sa kirjeldasid, on ju, et ma muudkui otsin ja justkui käin ringi ratast, ajades kogu aeg justkui nagu need kassid seal oma saba taga, on ju. Ja tavaliselt see õnne otsimised nende sisse, et enne kui see sissepoole otsimine tuleb, siis tavaliselt ongi see väljapoolt otsitakse igalt poolt ära ja siis ühel hetkel mulle tundub, et see meeleheide sellest välisest õnnelikkuse mitte leidmisest, et see meeleheide ühel hetkel läheb nii suureks, et me heas mõttes nagu kukume kokku ja alistume ja anname alla. Ja just nimelt sellel alistumise momendil tekib see läbimurre, kus me kukume enda südamesse, peast südamesse ja siis hakkab tekkima see tootet, aga et see õnnetunne peaks minu enda sees olema või et see kõik, mida ma otsin väljast, peab olema ja tegelikult ongi alati meie enda sees. Me lihtsalt ei märka seda, me ei näe seda, me ei vaata seda, me ei austa seda, me ei väärtusta seda, me ei hinda seda, me ei kuidagi ei pööra sellele üldse tähelepanu. Ehk et ma arvan, et see on väga loomulik ja ma arvan, et see on ka vajalik, sellepärast et ma arvan, et läbi kannatuste, kui ma võin nii öelda, siis läbi kannatuste tekib kontrast ja läbi selle kontrasti tekib minu meelest palju suur tänulikkus ja nii ka selle seestpoolt leitud õnnetunde kui ka selle rahutunde väärtustamine. Ehk et inimmeelena me ei taha neid kontraste. Me tahame kogu aeg hästi, me ei taha seda halba. Aga samal ajal tänu sellele halvale või tänu sellele nii-öelda halvale tekib see kontrast ja läbi selle kontrasti me väärtustame seda head veel rohkem. Ja need on tihtipeale ka, tavaliselt ongi ühe teema 2 erinevat otsa lihtsalt. Ja inimesed ka, kui me räägime õnnelikkusest, siis ongi, et inimesed tahavad neid õnnelikke emotsioone, õnnelikke tundeid ja nad justkui tahaks olla selle nii-öelda skaala ainult selles positiivses pooles lubamata endal minna sinna nii-öelda negatiivsesse poolde. Aga need on täpselt identsed oma mahu mõttes, ehk siis, et kui me tahame suurt ja joovastavat ja täiesti kõike hõlmavat ja pisarsilmi võtvat õnnetunnet kogeda, siis me peame lubama endal minna täpselt sama sügavale ka valusse, kurbusesse, üksindusse, leina, häbisse, kõigesse sellesse. Ehk et ongi, kui ma tahan tunda +100 skaalal õnnetunnet, siis ma pean julgema minna -100-le. Aga kui ma julgen minna ainult, ma ei tea, -20 peale, siis ka minu õnnetunde intensiivsus, sügavus, kõik see on seal +20 peal. Ehk et mida sügavamale me julgeme ja lubame endal minna sinna kurbusesse või sinna pimedusse, seda suuremat kontrasti me loome selleks valguseks, selleks õnnelikkuseks. Ja ma arvan, et sellepärast ma arvangi, et iga kannatus, ma ei leia, et on tegelikult halba head, ma arvan, et kõik on neutraalne ja ma arvan igal juhul, või ma olen täiesti veendunud, et elu ei kiusa meid mitte kunagi. Ehk siis kõik see, mida me justkui tunneme, taas on halb või vale, siis see tegelikult ka töötab meie kõrgemaks hüvanguks. Nii et sellepärast on eriti nende raskete kogemuste läbitegemine, ma arvan, inimese küpsuse, alandlikkuse, tänulikkuse, südamlikkuse, õnnelikkuse, rahu teekonnal väga väärtuslikud ja vajalikud osad. Või kas siis võib justkui tuua paralleeli sellega, et kui me näeme kedagi, kes on sügavalt õnnelik ja mitte õnnelik, et tal on justkui midagi justkui saavutatud, vaid ta on seesmiselt igas olukorras, igas situatsioonis, ta suudab jääda sinna. Tegelikult on kõik hästi, sest ta on pingeline ja inimene, kes on hästi teadlik, kas see võiks justkui võrduda sellega, et ta on midagi väga sügavat, midagi väga valusat kogenud oma elus?
mina olen märganud küll, et need inimesed, kes on ikkagi saanud elu käest väga sügavaid ja raskeid õppetunde, kui nad teevad mingi läbimurde läbi või kui nad lähevad mingisugustes kitsaskohtades läbi ja nad päriselt, nagu vaata öeldakse, et mitte me ei murdu katki, vaid me murdume lahti. Ehk et ma olen tõesti märganud, et inimesed, kes on pidanud elus väga paljude suurte kividega oma tee peal silmitsi seisma, siis nendest õhkub hoopis teistsugust rahu. Ja see õnnelikkus, mis neist õhkama hakkab, ei ole, ta ei ole nagu, ta ei ole tuju, ta ei ole emotsioon, vaid ta on midagi nii, ta on nagu juurdunud, maandatud. Mulle väga meeldib sõna alandlikkus. See humbleness. Jah, see humbleness eesti keeles või inglise keeles näeb just vastupidi. Et jah. Ehk siis ma olen nõus sinuga. Sinuga vesteldes praegu mul tekkis kohe selle alandlikkusega hoopis teine tunne, sest kui ma olen nüüd siia Eestisse kolinud ja üritanud oma eesti keelt tagasi saada, nüüd selle aastaga on mul aktsent nagu läinud ära, võib-olla natuke mingis kohas on tunda seda Itaalia hääldust. Ja ma alati olen mõeldud, et kui ma räägin sellest humble, et kuidas ma saan seda eesti keele tõlkida, sest see sõna alandlikkus tundus minu jaoks nagu justkui midagi negatiivset, et nagu see kõlab mulle justkui midagi halba, aga täpselt läbi selle tunde, mida sina rääkisid, see alandlikkus, siis ma tundsin, et see ei ole ju negatiivne. Ta ongi nagu mimest nii sügav nagu lugupidamine, alandlik lugupidamine, ma ei tea, elu ja kõiksuse ja universumi ja eelkõige enda osas. Nagu sügav lugupidamine selle ees, et me saame elus olla, et me oleme täpselt sellised, nagu me oleme ja et jah, igal juhul minu jaoks on see olnud väga läbiv tunne, emotsioon, kõik see täitsa mõnda aega. Ma kuulan sind ja ma kohe tunnen enda sees ja vaatan tagasi, et kus ma mingeid asju olen mõistnud ja üks asi just see kannatus, mis meil Eestis on justkui meile sünnist kaasa antud. Et see kannatamine, peadki kannatama, siis saavutad midagi, et justkui läbi kerguse siit ei tulegi midagi. Ja kui ma Indias õppisin, siis ma küsisin enda filosoofia õpetaja käest, et ma ikkagi ei saa aru, et kas tõesti see teadlikkuse laienemine on võimalik ainult läbi mingi sügava kannatuse. Ja tema ütles mulle täpselt sama, jah, see on nii. Et see sügav tunne, millegi mõistmine tuleb läbi selle kontrasti, mida sa kirjeldasid ka ja see kontrast, mida see inimene kogeb, et see laienemine toimubki just selle pealt, et nagu sa Kaidoga vesteldes, mis sa Instagramis tegid, ma kuulasin seda täna, et just see kontrast, et kogen midagi hästi sügavat ja hästi valusalt, et mul on siis kaks võimalust. Kui ma selle mingi tohutu valusa õppetunni ära läbin, siis mul on kaks võimalust. Kas ma saan läbi selle teadlikumaks või ma hakkan kogema elu kui ellu jäämine, sest sa rääkisid seal samamoodi, et kas ma elan või ma olen siin selleks, et ellu jääda. Ja ma kunagi väga võitlesin selle enda sisimas selle idee vastu, et kasvamine saab toimuda ainult läbi valu, sest mulle tundus, et ka see on ju üks programm, mis meile on ja ma mõtlesin, et ma ei taha seda programmi uskuda, on ju. Ja siis nüüd aasta, ma ei tea, 10 hiljem ma olen jõudnud sellesse kohta, et tol ajal, kui ma seda väga tugevalt mõtisklesin, see oli umbes 10 aastat tagasi, siis minu ellu saabus üks õpetaja, kellelt mul siis oli võimalik küsida, et mis tema arvab, et kas tõeline kasvamine on tõesti läbi kannatuste ja et kas ma siis, et kui ma tahan kergust, siis mulle oli öeldud ja justkui see ühiskondlik hoiak oli see, et kergus on pinnapealne ja et kui me läheme sügavale, just see kõik see spirituaalne maailm ja eneseareng ja kõik see, et siis seal on hästi palju raskust ja see tunduski mulle nii, et mida sügavamale ma endasse läksin, seda raskemaks mu olemine läks, aga ma tahtsin kergust, ja siis ma olin nii suures segaduses, et kuidas neid kahte asja kokku viia, et kuidas ma saan olla sügaval iseendas, täis väga nagu täis niisugust spirituaalset enesearengut ja samal ajal kogeda ka kergust.
ja siis tema küsis mu käest, et kas ma tean, miks Buda naeratab. Ja siis ma mingi, et ma ei teadnud, miks see Buda naeratab. Ja siis ta ütles mulle, et Buda naeratab sellepärast, et ta on jõudnud tõelisesse sügavusse. Ja tõelises sügavuses ei ole raskust. Tõelises sügavuses on kergus, sellepärast et tõeline sügavus on südames olek ja südames on kergus. Kõik see, mis meile raskust valmistab, on tegelikult meie meel. Ja mil iganes meil on enesearengu teekonnal seda raskust, see on alles need vahekihid enne seda tõelist sügavust. Ja see nagu oli minu jaoks väga loogiline. Buda valgustunud meistrina, tal ei olegi üldse mingit põhjust mitte naeratada, sellepärast, et kui ta on jõudnud sinna valgustumis ja nii, siis tal ei ole enam seda ego, mõtte, meele, hinnanguid, kõike seda, mis teda sellesse nagu valus hoiaksid. Ja see on ka see, miks ma arvan, et need on nagu omavahel minu meelest väga tugevalt seotud, sellepärast, et eneseareng on justkui sibula koorimine, on ju. Ja mulle tundubki, et see eneseareng, mida sügavamale me enda sisemusse lähme, seda rohkem me paljastame oma ego, seda rohkem me paljastame erinevaid programme, uskumusi, tõekspidamisi, piiravaid uskumusi, igasuguseid lugusid meie enda sees ja see valu, mida me kogeme, on see nii-öelda see ego, mõtte, meele valu ja ühel hetkel see valu transformeerib, mul sõbranna kasutab niisugust väljendit nagu valu lahkumise valu. Ehk siis, et see valu on sellest, et see valu lahkub. Enamus inimesed jäävad kinni, jäävad luupima sinna sellisesse. Kuna enamus inimesi ei tee läbimurret oma egost, ehk siis, et enamus inimesi ei tee seda murdepunkti läbi. Enamus inimesi jäävad teatud tasemele ja see teatud tase on sellest läbimurdest siin peal ja siis siin ongi hästi tohutus koguses kihte, mis kõik on erineval tasemel valusad. Mõni natuke rohkem, mõni natuke vähem, aga igal juhul on see meelega seotud. Sest kui me suudame oma meele alistada, kui me suudame oma meelest suuremaks saada, ehk siis kui me suudame südamesse kukkuda, mis tihtipeale juhtub läbi nii-öelda surmaprotsesside, siis alles saabub see tõeline kergus. Aga inimesed ei julge ühel hetkel rohkem sinna sügavale minna, sest tundub, et asi läheb aina hullemaks. Aga tegelikult sealt tuleb see läbimurre, kus tuleb see kergus. Ja teine teema on, et kuidas seda kergust hoida, sest et see mõttemeel meil töötab kogu aeg üldjuhul. Ehk et ma arvan et täna ma näen tõesti, et kuigi vahel tundub, et okei, aga ma saan ka ja tegelikult saamegi, me kasvame väga palju näiteks läbi armumise protsesside. Kui me oleme teadlikult kohal armumises, kui me oleme teadlikult kohal armastuses, kui me oleme teadlikult kohal oma seksuaalsuses, siis need on samamoodi sellised kohad, kus me saame kasvada läbi kerguse, läbi rõõmu, läbi intensiivsuse, aga siis peab olema hästi tugev eneseteadlikkus, et ma märkaks kogu aeg, mis minuga toimub, kust tuleb, mis tuleb, nagu, et kuhu see meel mind juhatab, kõik see, et meil on see kese ja siis me suudame selle keskme ümber liikuda. Aga see on juba hoopis teine pilotavast teadlikkust. Tavaliselt ei ole, mis tähendab seda, me kukume sisse, saame haiget, kukume oma põlved lõhki ja ninad eriseks, ja siis sedasi me õpime kõndima. Ja seal on väga lihtne ka justkui sinna valusse sinna kinni ka jääda, sest see on võib-olla kõige tugevam tunne, mida sa üldse kogenud oled. Et minu puhul oligi see, et minu elus juhtus see hetk, kuidas mu joogaõpetaja vajutas selle punkti peale, mida ma olin eluaeg proovin vältida, et sinna üldse vaadata, seda justkui minu meeles ei eksisteerinud, et midagi oli. Ja siis ta lihtsalt nagu nii, vaata sinna. Mul oli nagu, miks sa seda mulle tegid? Ma olin ju nii õnnelik ennem, sest sa olid loonud endale selle idee õnnelikkusest. Mul ei olnud enam varianti, pidin selle teekonna läbi käima ja siis ma mõtlesin, oh my god, ma ei ole kunagi sellist õnnelikkust kogenud. Ja kui ma seal sügavuses olin, ma justkui ei tahtnudki sealt nagu välja tulla, sest see oli kõige tugevam tunne, mida ma olin tundnud. Ja üks mu kolleeg üks hetk lihtsalt ütles mulle niimoodi, et okei, nii Maiken, nüüd tead, mis on depressioon. Mis veel otsid seal? Mul nagu, see šokeeris mind, et sa ole seal nii kaua, kui sa soovid. Mul nagu,
ega siin ei olegi midagi otsida. Ja kuidas sa seda kõike seletad, seda on nii põnev kuulata ja ma usun ka, et ka kuulajatel on hästi lihtne seda jälgida, sest sa räägid hästi selliselt kergelt ja resoneeruvalt, sellised meie ühiskonna, mida me kogeme, kes me oleme eestlastena. Ja ma just hiljuti käisin sellisel kohtumisel nagu Guru Dev, üks guru, kes tuli sinna Alexela kontserdimajja, kus mu töökaaslased ütlesid, lähme, ma ütlesin, lähme. Ja tema ütles seal ühe lause, mis mul jäi nii tugevalt nagu kumisema pea sisse ja see kuidagi resoneerub sinu jutuga hetkel, et küsis seda, et kas meie meel on meie kehas või meie keha on meie meele sees. Ja ta hakkas seda niimoodi natukene ka arutama, et ta jätnud seda sinna õhku, vaid ma tundsin, et issand ja, et need piirid justkui, mis me endale loome, ongi see, et me arvame, et meie meel on täpselt nii lai kui meie keha. Aga tegelikult meie meel saab ju palju laiemaks minna kui meie keha ja kui me seda lubame, me neid piire ei sea, siis me võime kogeda midagi suuremat kui see, et ma limiteerin ennast sellisesse kogusesse. Et kuidas see meel tegelikult ei pea olema niisugune väikene kogus, mis me oleme nii väike eksistents kogu sellest universumist. Kas me saame tõesti oma meelt laieneda lõpmatuseni, et kui kaugele me sellega minna saame. Ja üks mu lemmikuid väljendeid on ka, mis ma oma õpilastele alati räägin, et me ei saa meelega oma meelt tappa. Ma ei saa ütelda endale meelega, et lõpeta mõtlemine ja siis lõpetan mõtlemise. Et just see, et kuidas sa väljendasid seda, et justkui südamesse peame jõudma. Ja see südamesse jõudmine võib olla ka natuke selline väljendus, nagu et me peame peast kehasse minema. Et me jääme sinna kuskile illusioonidesse, mingitesse tugevatesse mõtetesse, mustritesse kinni. Et tule nüüd kehasse, tule sealt limiteeritud mõtlemisest välja. Aga kuidas? Ja öeldaksegi, et see peast südamesse on kõige pikem teekond. Sest see on kõige raskem teekond ja see on väga mitmekihiline teekond. Mul on viimane aasta on olnud hästi transformatiivne ja kui ma nüüd vaatan sellele aastale tagasi, siis ma olen intellektuaalselt hästi tugev. Julgen väita, et mul on keskmisest oluliselt kõrgem eneseanalüüsi võime ja ma saan kohe 36 ja ma olen enesearenguga ja kõige sellega tegelenud 20 aastat. Ma olingi umbes 16, kui ma hakkasin sellega tegelema. Ma hakkasin esimese raamatut lugema ja psühholoogi juures käima, et arutada neid teemasid, mis mind sealt raamatutest paelusid. Ja ehk siis ma olen intellektuaalselt ehk siis nagu meeleliselt väga nii-öelda lai. Ja mulle väga meeldib filosofeerida, mulle väga meeldib analüüsida, mulle meeldib nagu ma olen pigem just psühholoogiaalaselt pigem kõrgema lugemusega ja ma töötan oma raamatuid, mida ma loen psühholoogiaalaseid raamatuid, ma töötan neid väga sügavuti läbi ja terapeudi juures ma käin pigem, mul on olnud üks terapeut viimast 12 aastat. Tõsi, nüüd ma käin küll ta juures harvem, aga meie suhe on ka veidi muutunud pigem niisuguseks mentori suhteks kui terapeudi suhteks, aga tema juures ma olen käinud pigem siis mingitel perioodidel oma observeeringuid siis kuidagi kinnitamas või saamas neile mingisugust peegeldust, et ma töötasin läbi mingit raamatut ja siis tekkisid sealt mul mingisugused sisekaemused, siseanalüüsid ja siis ma käisin neid talle kuidagi presenteerimas, et kas ma saan endast õigesti aru ja siis ta üldjuhul kinnitas ja võib-olla natuke veel suunas veel kuhugi sügavama või veel mingi nurga taha. Miks ma seda räägin, on see, et ma tean väga hästi, mis tähendab, kui mõistus on väga aktiivne, kui meel on väga juhtiv, dominantne, kui ka ma jälgin ka maiade kalendrit ja maiade astroloogiat ja maiade astroloogias tuleb samamoodi välja, et ma olen väga mõistuse inimene. Ehk siis tõepoolest mõistust ei saa tappa mõistusega ja tegelikult ma arvan, et mõistust me ei tohigi tappa. Mõistus, nagu ka meie aju on fantastiline organ, õppides sügavamalt neuroteadust ja ka kvantaju, siis see kõik, mis meie aju toodab, teeb, kuidas ta on, kuidas ta käitub, on fantastiline organ. Küsimus on lihtsalt selles jõu vahekorras, küsimus selles, kui palju ja mis kohtades me teda kasutame. Ja ma arvan, et see on see koht, kus on asjad nässu läinud. Aga kuidas mina olen siin viimased aasta aega
mul toimus nüüd kevadel toimus väga suur läbimurre iseenda siis psüühikas või nii-öelda enda arengus. Ja ma arvan, et mis mind sinna viis, on see, et ma olen aasta aega, tolleks hetkeks aasta aega, nüüd siis juba kauem, teinud aktiivselt Osho aktiivmeditatsioone. Ja läbisin ka selle 14-kuulise õppe siin Eestis ja selle õppe käigus ikkagi väga palju tegin neid Osho erinevaid aktiivmeditatsioone, ta on siis 12 erinevat, on ju. Ja tegin ka pikki 3-nädalasi programme siis, kus ma iga päev 3 nädalat järjest tegin tema ühte mingisugust tund, tavaliselt ma valisin ühe ja siis tegin seda 3 nädalat järjest. Ja see Osho aktiivmeditatsioonid on minu jaoks olnud need viisid, mismoodi ma olen suutnud oma mõttemeelt sedavõrd rahustada, maandada ja nagu eraldada endast. Et see eraldumise moment tekib seal see vaatleja positsioon, mida õpetaja meile 14 kuud iga kuu kogu aeg korrutas. Vaatleja, vaatleja, vaatleja. Ja need täiesti ebamaised kogemused, mida ma olen saanud nendes Osho aktiivmeditatsioonides, andsid mulle siis selle kogemuse, mis see tähendab, kui ma tulen oma südamesse, kui mu mõte on vaikne, kui ma läbi eraldumise, läbi vaatleja positsiooni hoidmise ja säilitamise suudan mitte kaasa minna oma mõttega, vaid suudan hoida ennast südames ja igal väga-väga-väga võimsad kogemused. Et mind aitas seda eraldumist oma mõttest kaasa Osho aktiivmeditatsioonid, kus meditatsioon ei ole tegevus, vaid meditatsioonist saab seisund. Ja ma arvan, et need olid ühed väga suureks põhjuseks või võimaluseks või nii-öelda tõukeks. Miks ma suutsin läbi teha nagu sügava surma transformatsiooni. Ehk siis, et kui sa küsid, kuidas seda saavutada, siis mind aitasid väga tugevalt need. Vaata, tihti ma võib-olla isegi olen märganud seda, et me tahame nagu mingit kiiret jõudmist kuskile, et ja siis ongi jälle seesama mõttemeel tahab. Jah, mõttemeel tahab ja seda on ju lihtne valida, mis siin toimub, selle järgi jooksed. Ja siin, kui ma praegu kuulan sind, mul tekkis kohe selline tunne, et me oleme justkui tihti eristanud seda, et see emotsioon või tunne, et see on kuskil südames ja see, mida me mõtleme, et see on kuskil peas. Aga kas see tegelikult on nii, et siis kui me mõtleme seda, et kas see mõte, mis mul on, tekkis kuskilt emotsioonist või mul emotsioon tekkis sellest mõttest? No mina olen seda meelt, et tõepoolest mõtted on peas ja tunded on tõepoolest kehas. Kui me vaatame neuroteadust ja seda, kuidas see juhib, siis võib-olla ma eksin, aga see, kuidas mina asjadest aru saanud, on see, et kõigepealt meil on mingi mõte ja see mõte loob biokeemilise reaktsiooni meie kehas. Ehk siis, et me mõtleme midagi ja meie keha reageerib mõtetele. Probleemkoht tekib selles, et me tavaliselt ei pane tähele, mida me mõtleme, aga ühel hetkel, kui see tunne meie kehas muutub piisavalt valjuks, tugevaks, ebamugavaks, siis me paneme tähele seda tunnet ja siis me alles märkame neid mõtteid, mis selle tundega seoses on ja siis see võib tekitada selle, et okei, mul oli see tunne ja siis ma nägin neid mõtteid. Aga tegelikult on need mõtted tavaliselt enne, sest mõtted loovad meie reaktsioonid, tunded on lihtsalt reaktsioonid kehas ja need reaktsioonid peavad tulema kuskilt ja need reaktsioonid tulevad meie mõtetest. Just, et nad ei teki ju mitte millegist. Mingi väljund sealt kuskilt. Need on lihtsalt küsimused, millest meie mõtted tekivad. See on juba nagu järgmine teema, aga et meie mõtted tekivad, miski ajendab meid mõtlema, siis meil on mõtted ja siis sellest tekivad need emotsioonid meie kehasse. Ehk et mina näen jah seda, et meil on kõigepealt on siin mõte ja siis on meil siin tunne kehas. Mis mulle väga meeldib, kuidas sa räägid sellest, et sa ei räägi ainult mingist mõttest, tundest, mingist mullist puhumisest, vaid sa tood kohe selle paralleeli neuroloogiast. Sest et ma ise enda puhul tunnen, et mida ma pigem nagu ei soovita kellegile midagi, ma kunagi ütlen, mida sa tegema pead, mida ei pea tegema. Aga üks asi, mida ma tunnen, et ma sooviks, et inimesed natuke mõtleksid, et mida see tähendab see, et tegelikult on, ja see on oluline, et me märkame mingi meie sees toimub midagi, meie peas toimub midagi. Aga kui sa näiteks vaatad, loed hästi palju selliseid tunde, mõtte, enesearengu teemalisi raamatuid või mis iganes on see allikas,
siis paralleeliks oleks väga hea lugeda midagi neuroloogiast, kuidas meie keha funktsioneerib. Ja see on ka põhjus, miks mina enda akadeemiat, nii jooga kui Pilatese akadeemiat olen loonud paralleelselt nii, et me õpime nii anatoomiat, füsioloogiat kui ka filosoofiat. Et inimestel ei kaoks ära see tasakaal selle vahel, et ja me oleme midagi spirituaalset, me kogeme siin midagi, mingeid tundeid, et minu sees on midagi rohkemat kui see, mida ma peeglist mulle vastu vaatab, aga tegelikult ma olen ka see materiaalne, see objektiivne olemus. Et tihti me kaotamegi ennast ära siis, kui me hakkame midagi otsima, mis kadunud ei ole, või siis me lähme ühest äärmusest teise ja proovime justkui kehastuda ainult üheks asjaks, on. Aga kui me kogeme seda maiset olemust, siis miks me unistame sellest, et kuidas kogeda seda jumalikku olemust, see ju jõuab meieni. Küll me siis näeme, mida me seal kogema, on. Et kuidas me saaksime jõuda sellise allikani, mis annaks meile seda tunnet, et kuidas me märkaksime endast seda, et ja ma mõtlen midagi, okei, sellest tekkis tunne ja kuidas märgata seda, et ma ei läheks äärmusesse ja kui ma valin mingi praktika, et ma ka siis äärmusesse ei läheks, sest et minu enda kogemus oli see, et kui ma olin selle jooga sees, iga päev mediteerisin ja see oli väga kaua aega, kuni mu jõudis elus see hetk, mis mu elukaaslane ütles, et nüüd ostame kodu koos, mul oli mis mõttes me hakkame siin juuri panema maa sisse, paanika ja siis ma pean nüüd Indiasse minema õppima, kuidas palun, ta toetas seda teekonda ja kõike, aga selles hetkes ma elasin väga Buda õpetuste järgi. Ma jälgisin seda, et the attachment is the cause of all suffering, et kui me millegist kinni haarame, millegist meeleheitlikult kinni haarame, see on põhjus, miks me kannatame. Ja kui ma seal Indias olin ja kõik igapäevased need filosoofia tunnid saavad hästi sügavas protsessis, kogu muu maailm on täiesti pausil, ja ma küsisin oma filosoofiaõpetaja käest, et kuidas ma saaks enda partnerit aidata või mõista, et ta minust nii hoiab kinni, aga Buda ütles ju, et me ei tohi millegist kinni hoida. Ja ta ütles mulle niimoodi, et the problem is not him, the problem is you. Et probleem ei ole temas, vaid probleem on sinus. Ja minu on nagu, kuidas palun? Mina ju jälgin Buda õpetusi. Ja ta ütles mulle niimoodi, et kui sa tahad elada nii, nagu Buda elas, siis palun väga, mine asramisse, mine kuskile templisse, mediteeri valgustuseni. Aga kui sa tahad elada ühiskonnas ja midagi luua, siis sihuke tervislik millegist kinni haaramine on ühiskonnas vajalik, et midagi luua. Et kuidas me saaksime tuua kõiki neid üliväärtuslikke praktikaid ja teadmisi, mis need Indiad, teadmised, mis on sügavad ja palju aastaid vanad, mis on nii väärtus, mis mind on minu teekonnal täielikult tõustnud kuskile sellisesse mõnusasse tundesse, et isegi kui mul on raske, siis mul on tunne, kõik on hästi. Et kuidas me saaksime seda kõike kasutada selliselt, et me ei kaotaks ennast täielikult sellesse äärmusesse ära? Mina ei ütleks üldse, et äärmused halvad on. Ma arvan, et täpselt samamoodi, kui me võtleme kaalu. Kui me võtame ühe vana hea kaalu, siis selleks, et see kaal jõuaks siia tasakaalu, selleks ta peab aeg-ajalt pendeldama. Et kui me paneme siia ühe kivi, siis ta läheb alla, paneme siia teise kivi ja siis me nagu vaikselt otsime seda nii-öelda tasakaalu siia keskel, on ju. Ja ma olen ka, ütleme, naisarhetüüpides sukeldunud ja oma Naine 2.0 kursusel on rääkinud palju naistele sellest, et ongi, meil on nagu eluterved arhetüübid ja siis meil on variarhetüübid. Ja variarhetüübid siis sellega, kui meil on kontakt selle eluterve arhetüübiga täiesti kadunud, natuke kadunud ja täiesti kadunud või kui meil on selle eluterve arhetüübiga kontakt veidi üle võlli läinud või siis täiesti üle võlli läinud. Ja ma olen märganud nii enda puhul kui ka nii-öelda nendes naisarhetüüpide õpingutes, kui ka siis nii-öelda naistega rääkides, ma retriitidel olen palju ka seda teemat nii-öelda ka naistega väga palju oleme arutanud, siis ikka ja jälle me jõuame sinna, et selleks, et me jõuaksime olla siin keskel, me peame teadma seda kogu spektrumit. Samamoodi, kui me võtame 8 tagurküljel on ju see infinity lõpmatuse märk, see tasakaalupunkt on siin keskel ja siis ongi, meil on ühel pool ja siis meil on teisel pool. Meil on ühel pool ja meil on teisel pool. Ja ma isegi, mulle väga tegelikult ei meeldi see sõna tasakaal, sellepärast, et ka füüsikaliselt meil ei ole sellist asja nagu tasakaal. Meil on kogu aeg liikumine. Küsimus on pigem, kuidas leida harmoonia. Ja ma arvan, et
äärmustes olemine on lihtsalt harmoonia puudumine teatud hetkel ja ma arvan, et see täpselt samamoodi nagu pimedus on valguse puudumine ja mida pimedam meil on, seda rohkem me hindame seda valgust ja mida rohkem me valgust toome, seda vähem on seda pimedust, on ju. Siis siin on samamoodi, et kui me mõtleme nendes äärmustes, et jah, et need et see ilus harmooniline koht on seal keskel, aga see kesktelg on väärtustatud alles siis, kui me oleme julgenud, lubanud ja võimaldanud iseendal seal äärmustes käia. Siis mulle tundub, et enamus inimeste, see on väga hea probleem, mida omada, et ma käin ühest äärmusest teise äärmusesse, sest see tähendab, et sa elad. Ja sa julged elada. Jah, see on see julgus, sul on see initsiatiivikus, sul on see äärmustesse laskumise võimekus, see nõuab väga suurt teatud hetkel nagu mingitest asjadest lahti laskmist selleks, et sinna äärmusesse minna, on ju. Ja see õpetab, igasugune äärmus õpetab meile enda kohta tohutult palju. Ma arvan, et enamus inimeste probleem on selles, et nad püsivad kramplikult selles keskmes, julgemata üldse välja minna sellest. Ma just lõpetasin ühe minu jaoks väga olulise raamatu lugemise taaskord ja seal oli ütlus, et ole nagu pulbitsev tornaado, mitte vesi tsiternis, mis jääb, aga sest et kui enamus inimesi loovad endale väga väikse emotsionaalse laperdamise raamistiku, me lubame endale väga vähe, sest see tundub esialgu turvaline. See pulbitsev ookean on nii palju ebaturvalisem kui see väike akvaarium. Aga see probleem on selles, et selles väikses akvaariumis hakkab, et isegi kui see tundub turvaline, see hakkab väga kiiresti roiskuma, see hakkab väga kiiresti ahistama. Ja seal tekib inimestesse justkui selline kibedus. Ja see kibedus teeb meid mõrudaks ja see kibedus tegelikult hakkab meid välja suretama. Ja enamus inimesed ongi nagu natuke surnud juba oma eluajal. Et ta ei ela, ta proovib lihtsalt ellu jääda. Ehk siis, et mina vaataks, ehk siis ma ütleks, et see äärmustes käimine on väga ilus ja hea probleem, mida omada ja mida rohkem me neid äärmusi käime. Mulle tundub seda, et mida rohkem me neid äärmusi käime, seda sügavamaks me muutume ja mida rohkem me lubame endale sinna minna, seda rohkem me õpime iseennast tundma ja tegelikult läbi aja me hakkame vähem äärmustes käima, vaid et sest et iga äärmustes käimine annab sükest emotsionaalset kogemust, pagasid, küpsust, mis tähendab seda, et järgmine pendeldus ei ole enam nii kaootiline, nii suur, sest et seal on selle eelmise pendelduse küpsus juba olemas. Ehk siis, et iga see pendeldus annab meile küpsust, elutarkust, kogemust. Väga huvitas, mul tekkis enda peas kohe läbi sinu vestluse mingi siuke visualisatsioon. Kuna ma inseneriks õppisin, mul hakkab kohe mingid diagrammid peast liikuma ja mul tekkis kohe selline tunne, et kui me neid nagu äärmuse käime, et esialgu kui me käime siukse eriti suure lainega ja see laine ei lähe väiksemaks, vaid ta läheb nagu pikemaks. Et me justkui laienema. Jah, et ma ei käi seal nagu nii kõrgustest, vaid ma kogu aeg justkui laienen ja kogengi neid mõlemat äärmust, aga mitte enam nii läbi siukeste eufooriliste tunnete. Et see on väga selline resoneeruv tunne minu jaoks ja ma loodan ka väga paljude kuulajate jaoks või see ajendaks neid justkui natuke võtma seda riski, et aga las ma proovin. Ja ma just ühest podcastist, ilmselt see podcast või raamat, ma enam ei tee vahet, kus see info mul on jõudnud, aga ta ütles sellise lause, mis ma mõtlesin, et mis väga resoneerub minu eluga, et kõige riskantsem on elada ilma riske võtmata. Ja sest see hind tavaliselt on selle riski mittevõtmise hind oluliselt suurem kui riski võtmise hind. Ja enamus inimesed ei julge riski võtta, sellepärast et riskide võtmine ja nendesse äärmustesse või kas või lihtsalt juba sellest loodud akvaariumist väljaminek tundub hullumeelsena. Ja siis samal ajal need, kes käivad ümber selle akvaariumi ja vaatavad, et neid kalu, kes seal akvaariumis on, samal ajal kui terve ookean on vaba ujumiseks, mõtlevad, et hullumeelsus on hoopis seal akvaariumis olek. Ehk siis see nõuab teatud justkui positiivset hullumeelsust. Aga mul tekib kohe ka see paralleel tegelikult, et ma tunnen, et ega
iga inimene ilmselt ei ole ka sündinud siia selleks, et neid äärmusi kogeda, on ju. Et mõne inimese elutee ongi määratud justkui selleks kontrastiks, et märgata seda teist, kes mingeid äärmusi kogeb või kuidas me üldse eristame kogemusi ühest teisest kogemusest, et see kõik ei ole üks hall mass, vaid siin on väga palju värve. Rahutunne võib ka tulla sellest akvaariumi elamisest ja see ei pruugi olla illusioon, vaid see ongi tema rahutunne. Et ta lähebki sinna tööle, poodi, koju voodi, on ju, et see ongi justkui see rutiin ongi tema rahutunne. Et kui sellest rutiinist välja minek on justkui see, et aga see ei ole mina, siis ma pean elama kedagi, kes ma ei ole. Jah. Või kuidas sa tunned? Võib-olla küll. Ma kahtlen, et seda on palju. Mulle tundub, et võib-olla rohkem, kui võiks olla. Enamus on pigem vangis selles rutiinis, on pigem vangis oma enda hirmudes, on pigem vangis oma enda julgematu sees elada, on pigem vangis oma enda sisemistes raamides, julgusest välja paista liiga hullumeelsena, nagu vangis mingisugusest ahistavast lojaalsusest oma emale, oma vanaemale, oma suguvõsale, ühiskonnale, partnerile. Ma käisin paar aastat tagasi Vaikuse laagris ja seal vist kõige olulisem koht minu jaoks, mis tuli, oli arusaamine, et väga-väga harva on küsimus teos, vaid küsimus on pea alati selles platvormis, et miks me seda teeme või kust see tegu tuleb. Ehk siis, et kui me räägime sellest rutiinist ja sellest nii-öelda akvaariumist, siis küsimus ei ole tegelikult selles akvaariumis, sellepärast tõepoolest selles akvaariumis võivad olla ka väga ilusasti rahulikult elavad õndsuses elavad kalad. Ehk siis ei ole see automaatselt, et see nii-öelda akvaarium on kehvem kui see suur metsik ookean või et üks on teisest parem või üks on teisest, ma ei tea, mis on, et seal ei ole seda duaalsust. See on väga kergelt see duaalsus, aga kui me läheme nagu sügavamale, siis tegelikult ei ole seda duaalsust. Aga küsimus on selles, mis platvormilt need nii-öelda kalad seal akvaariumis on valinud olla. Kas nad on seal päriselt rahus või nad on seal hirmu pealt? Ja see on see küsimus. Küsimus ei ole akvaariumis, küsimus ei ole rutiinis, küsimus ei ole stabiilsuses, küsimus ei ole turvalisuses, küsimus selles, mis koha pealt ma olen valin neid asju. Ja see on see koht, kus enamus valetavad isendale. Et nad justkui on loonud enda peas selle tõe, sest seal on mugavam olla. Aga kuidas me saaksime leida sellise, ma tean, et see on väga raske, mida ma juba hakkan küsima, juba enda sees ma tean, kuidas isegi ei tea, kuidas selle vastata. Aga võib-olla sinus on mingi mõte, et kuidas selle vastata, et kui see on hea, et ma võtan selle riski, sest et mina küsin enda, et alati mina olen väga hull riskivõtja, kohati isegi liiga palju, et mõned asjad ma mõtlen, seda ei olnud ju tegelikult vaja. Suuremas pildis kogesin mingit kannatust, see avas mind, laiendas minu teadlikkust. Aga siis ma mõtlen nagu, kas ma oleks tahtnud ka ilma selleta elada? No tegelikult vist oleks nagu tegelikult olnud nii, aga ma võtan vastu selle, mida ma olen kogenud. Et ma ei hakka seda kahetsema, ma aktsepteerin seda, kes valis seda ja aktsepteerin väga seda, kes sealt välja tuli. Aga et kuidas me saaksime seda kogeda, et ma lähen kogen seda ookeani ja siis valin, kas ma tahan elada akvaariumis või ookeanis, sest ega see valik ju ega, see on sinu, sa võid iga hetk, sa võid homme juba muuta, sa võid praegu juba otsustada midagi muud, mis sul enne oli plaanis teha. Et kuidas me saaksime, nagu ma ise olen mõelnud, et sa peaksid olema teadlikum, kui sa midagi valid. Aga tihti, mis siis juhtub, kui ma valiksin seda teed, siis ma ootan, kuna ma saan teadlikuks, et küll ma siis alustan ja siis võib-olla ei alustagi kunagi, et ma saaks seda ohutult teha. Kust me saaks nagu niimoodi, et ma teen selle riskantse valiku, aga ma nagu ei lähe ka päris nii, et no kui suren, siis suren, ega ei aega sinna kinni, et ootan, et ma saaks teadlikuks, et siis ma lähen. Kuidas me seda saaks leida seda ajendit, et see inimene, kes hästi kardab, et ta läheb ikkagi ja proovib ja inimene, kes üldse ei karda ja läheb liiga sinna äärmusesse või sellisesse hullu valikusse. Et seda, sest tulemust me ju ei tea. Mulle tundub, et võti on näiteks väikestes sammudes ehk siis sammhaaval teha neid asju, et me ei pea tegema korraga ühte suurt hüpet, me ei pea korraga tulema me ei pea päeva pealt töölt ära tulema, me ei pea päeva pealt lahku minema, me ei pea päeva pealt kolima, me ei pea päeva pealt kokku kolima. Ehk siis, et väikestes sammudes mugavalt, vaikselt, see on umbes see, kuidas, ma ei tea, spaas minna sinna Jaapani vanni 41 kraadi. Rahulikult lähed, sest kui sa plärtsi sisse hüppad, nagu nii tuline on. Või siis, et nagu tasakesi on ju.
niimoodi, et sa lubad endal iga väik, nagu öeldaksegi muutuste psühholoogias öeldaksegi 1% korraga. Suudab närvisüsteem tulla toime või adjustida nagu seda muutust. Samamoodi ka sellest mugavusest välja minek, 1% korraga. Ehk siis väiksed sammud. Ma väga resoneerun sellega, ma lugesin just selle Kaido raamatu läbi, et miks inimesed ei võiks lihtsalt normaalsed olla. Ja seal ta samamoodi ütles, et väga tihti on meil uue aasta resolutsioonid ja esmaspäevast hakkan nüüd tund aega iga päev jooksma. Mine jookse kas või 10 minutit, et miks sa lähed 100%, mine 1%. Et see on väga hea vastus, mida sa ütlesid, et ma enda seest koha seda ei leidnud, et tõesti, miks korraga hüpata pea ees on ju. Ja teise asjana ma tooksin siia juurde veel selle, nagu sa ka natuke mainisid, see, et see õigus ümber mõelda. Enamus inimesi ei julge teha muutuseid, ei julge valida, sellepärast, et neil on hirm või me tegelikult ise loome selle hirmu, et siis nii ongi. Et nii jääbki. Aga et kuidas ma saan valida, ja see on väga loomulik hirm, et kuidas ma saan midagi valida, kui ma räägin endale lugu, et kui ma midagi valin, siis nii jääbki, aga ma ju ei tea, kas ma tahan seda. Ehk siis see on väga suur risk. Närvisüsteem ei peagi sellise riskiga toime tulema. Aga kui ma võtan enda teadlikkusesse ja südamesse ja eelkõige oma mõistusesse, selle koha ka. Esiteks väiksed sammud ja teiseks, mul on õigus alati ümber mõelda. Mul on õigus kõigega alati ümber mõelda. Meid on õpetatud justkui nii, et kui sa oled korra oma jah-sõna öelnud, siis sa pead seda tegema. Või et kui sa korra oled midagi otsustanud, siis nii on, aga ei ole. Me võime tegelikult kogu aeg ümber mõelda. Jah, me peame arvestama tagajärgedega. Jah, me peame vastutama tagajärgedega. Aga meil on suurem vastutus tagajärgede, suurem kui see vastutus, mis tagajärgedest tuleb, on suurem vastutus olla tõene iseendaga. Ehk siis, et ka see on vastutus, kui ma tunnen, et ma tahan ümber mõelda, aga ma ei mõtle tegelikult või ma ei julge valida uuesti. Ehk siis me saame iga hetk ümber mõelda ja me peame lubama endal iga päev uuesti valida seda muutust. Ja niimoodi on palju kergem nendesse muutustesse minna, kui ongi. Ma teen väikse sammu ja ma võin alati ümber otsustada. Teen väikse sammu ja ma võin alati ümber otsustada. Siis mulle tundub, et nende kahe kohaga meie närvisüsteem hakkab meid oluliselt rohkem usaldama ja see laseb seda nii-öelda, ma ei tea, kummi veidi selles mõttes järgi, et me saame hakata kogu aeg natukene kaugemale minema. Ma olen sinuga täiesti nõus. Ma ise tunnen, hakkasin mõtlema, et mis on mind toetanud nende hirmu äratavate riskide võtmise ees. Et ma tihti mõtlen selle peale, et kui ma seda ei tee, kui palju ma seda kahetsen. Et kas ma pigem kahetsen seda, et ma seda tegin või ma kahetsen seda, et ma ei teinud. Mul on üks harjutus, mida ma olen teinud ikka aeg-ajalt ja oma programmides ka õpetanud, et ongi nagu tegemata asjade nimekiri või kahetsuse nimekiri. Et vaadata tagasi nendele kogu oma elule ja panna kirja kõik need asjad, mida ma kahetsen, et ma jätsin tegemata, mida ma jätsin ütlemata, kus ma jätsin käimata. Ma panen kirja kõik need asjad, mida ma kahetsen, mida ma ei ole teinud. Ja siis järgmine kord, kui on see koht, et et kas ma teen seda või ma ei tee seda, kas ma võtan see riski või ma ei võta seda riski, siis mõelda samamoodi selle koha peale, et kas ma olen rahus, kui see asi, mida ma praegu kaalun, läheb sinu tegemata asjade nimekirja. Et kui ma 5 või 10 aasta pärast või kas või aasta pärast vaatan tagasi selle nimekirja peale, kas ma olen rahus sellega, et see läheb sinna. Ja teine koht veel, mis ma märkan, mis on väga suur takistus asjade tegemisel, on see, et me esitame endale väga tihti justkui ultimaatumeid. Ehk siis, et me ütlemegi, et ma ei tea, me mõtleme, et ma ei tea, et kas minna lahku või mitte minna lahku, on ju. Ja see on väga suur küsimus ja see tundub nagu meil oleks ainult 2 varianti, kas minna lahku või mitte minna lahku. Aga tegelikult, ja siis see, kui meil on ainult 2 varianti ja nagu +100 või -100, on ju, siis et mõlemad on väga suure kaaluga ja need on väga laetud. See küsimus juba on väga laetud. Ma toon elulisema näite kevadisest minu enda sellest nii-öelda surmakogemusest, mis mul oli kõige sügavamas murdepunktis. Ma küsisin küsimuse, mis on elu mõte. Ja see oli nii
nüüd tagantjärgi ma näen, et see oli nii laetud küsimus, see oli nii suure kaaluga küsimus, et mul ei tulnud mitte ühtegi vastust sellele küsimusele. Ja see, et mul ei tulnud ühtegi vastust, no täna ma näen, et see oli väga hea, sest et see just lükkaski mind sinna surma nii-öelda. Aga mõni aeg hiljem ma sain aru, et okei, et ma küsisin see küsimuse, mis on elu mõte. Aga sellel ei olegi vastust. Mul ei tulnud mitte ühtegi vastust, sest sellel ei olegi vastust. Mulle hakkasid vastused sisse jooksma alles siis, kui ma hakkasin seda küsimust mudima. Kui ma hakkasin küsima, mis on minu elu mõte, nii, siis hakkasid juba mingid vastused tulema. Ja siis, kui ma läksin veel detailsemaks või täpsemaks, hakkasin küsima, mis on minu elu mõte praegu. Eeldades, et ka see minu elu mõte on ajas muutuv, on periooditi erinev. Ja võt sinna hakkasid tulema sellised vastused, mis rahustasid minu närvisüsteemi. Ehk et, mis ma tahan öelda, on see, et vahepeal me ei julge teha suuri otsuseid ja suuri samme ja võtta neid suuri riske, sest me küsime liiga ultimatismi kalduvaid küsimusi või absolutismi kalduvaid küsimusi. Aga me ei pea nagu küsima seda, et kas ma lähen töölt ära või ma jään tööle, kas ma lähen lahku või ma jään kokku, kas ma kolin kokku või ma ei koli kokku, vaid natukene võtta nagu, natuke pehmendada neid. Kas ma, ja seda aitab minu jaoks hästi tugevalt ongi path of least resistance, ehk siis, et kui ma panengi endale 2 varianti, siis tunnetada, kumb nendest variantidest tekitab mulle vähem või ütleme, rohkem kergust. Näiteks, kui mul ongi, et ma ei tea, et kas ma tulen töölt ära või ma ei tule töölt ära. Ja paremat tunnet tekitab see, et isegi näiteks, et ma tahaks sul töölt ära tulla, aga tegelikult paremat tunnet millegi pärast tekitab, kergemat tunnet, et tekitab see, kui ma jätkan tööd. Ja siis ma mõtlen, okei, ma jätkan tööd, nii. Aga kas ma jätkan tööd täpselt samamoodi või ma saan seal mingid muudatusi luua? Okei, ma saan mingid muudatusi, nii. Kas ma tahan jätkata osaajaga või ma tahan jätkata, ma ei tea, kolmveerandkohaga? Okay, osa ajaga, poole kohaga näiteks, okei. Nii, kas ma tahan see poole, ehk siis, et liikuda, et küsimus, et enamjaolt ei ole küsimus jah või ei. Ja seal on, ja kui me taandame enda nagu selle riski ainult jah ei küsimusele, siis see on väga laetud tavaliselt. Ja seal tekib väga suur ärevus. Ja seal ei ole midagi tegemist enesearenguga, sellist närvisüsteemi reaktsioon. Aga kui me hakkame neid küsimusi natuke lahti võtma ja hakkame küsima pehmemaid küsimusi, me hakkame laiendama seda, me hakkame nagu detailsemaks minema, siis seal tekib nii palju lisavõimalusi ja niimoodi me saame kellel on teadlikkus, saab ise ennast coachida, viia nagu juhtida ennast nende küsimustega siis rahusse, mis iganes see vastus siis on, mida me siis, või see samm, mida me teha tahame. Või siis saabki, meil on nii palju toredaid coach'e, mentoreid, programme, kursuseid, you name it, mida saab siis kasutada enda toetuseks. Ma kuulan sind ja mõtlen, kui palju mul on tegelikult sellest kõigest õppida, just sellest pehmusest, sest ma ise olen pigem drastiliste muutuste tegija ja olen alati mõelnud seda, et mis on aidanud mind otsuste tegemisel, see on super, sest ma mõtlen alati, et ma pigem failin ja eksin tohutult, kui ma elan selle tundega, et aga mis siis oleks juhtunud, kui ma olen seda teinud. Ja teine asi, mida ma olen alati mõelnud enda sees, et kui ma midagi kaotangi, siis ju ei pidanudki olema minu oma. Et kui ma midagi kaotan ja see tuleb mulle tagasi, siis ta on päriselt minu oma. Et justkui, et universum ei võta mult ära seda, mis mulle kuulub. Aga see on ka hästi drastiline tegelikult. Selles on oma tõde, see on mingi tunne, mis mind toetab. Aga läbi selle sinu kirjeldusel ma olen tundnud, et see on siiski drastiline. Et ma peaks leidma ka viise rohkem pehmem olema, et mul on hästi lihtne olla selles meesenergias, selles tugevas, et nii, ema kasvatas mind nii, et ise pead kõigega hakkama saama, isegi kui saad lapsed, arvesta sellega, et üksi pead saad nad üles kasvatama. Ja see minus tekitanud seda nagu tugevust, mis ühed küljelt on super, aga teinekord mul on hästi raske leida seda pehmust, et aga olen nüüd nagu siuke pehme naine ka, et partnerlussuhetes on see saanud mul väga saatuslikuks, sest ma ei luba mehel olla see, et las ma aetan sind, saan ise hakkama. Nüüd ma olen sellest õppinud, ma olen palju arenenud ja kõik see. Ja siin lõpetuseks ma tahaks võtta veel siukse kiire teema sisse, sest ma mõtlesin selle peale, et ma tahan sinuga sellest vestelda. Ühes mu lemmikus raamatus on kirjas selline väide, siuke mõte, et see ahimsa, see justkui see mittevägivaldsus, et see tuleb sellest,
et me lubame endal olla need, kes me oleme. Et just see samm ongi hästi raske teha, et ma lubangi endal teha mingeid eksimusi, mis on tänapäeva ühiskonnas, meie koolisüsteemis nii sees, et eksida ei tohi ja sellest tekib niisugune ärevus. Me ei luba justkui olla enda see, kes me hetkel oleme, sest see tõeline vabadustunne justkui tekibki sellest, et ma lubangi endal olla see, kes ma hetkel olen, sest see ju muutub. Homme olen juba midagi muud, järgmine aasta olen midagi muud, võib-olla vestleme 6 aja jooksul pärast uuesti ja siis me juba jutt on hoopis teine, mingid mõistmised ained. Et kuidas, mis võiks olla sinu selline tunne läbi enda kogemuse, et kuidas me saaksime natuke rohkem lubada enda lihtsalt olla, lihtsalt eksida, proovida, katsetada, et ära karda midagi kogeda ja sa ei pea ju hüppama pea ees, tee see 1%, nagu puuduta seda sõrme otsaga. Võib-olla seal on sinu jaoks midagi, et see nimekiri nendest asjadest, mida ma oleks võinud teha, oleks natukene lühem. Ma arvan, et me lubame endal rohkem olla me ise ja seekaudu teha rohkem seda elu nendes kõikides värvides, siis kui me suurendame drastiliselt enesearmastust. Ja enesearmastust käsikäes enese kaastundega. Ehk siis, et kui me lõpetame enda vastu liiga nagu ebanormaalselt kriitilised olemised, kui me lõpetame enese võrdlemise, kui me lõpetame enese ongi see enesekriitika, see rahulolematus, see hirm hukkamõistu ees, hirm hülgamise ees, hirm üksinduse ees, mis kõik jõuavad sinna surmahirmuni, on ju. Ehk et kui me ja see on ka see, miks me paneme endale neid nõudmisi, et me peame olema ühte, teist või kolmandat moodi, sest siis meid armastatakse, siis meid võetakse vastu, siis me kuulume, siis me oleme heaks kiidetud, siis me oleme valideeritud. Ja me otsime seda valideeringut nii palju väljaspoolt, hüljates tegelikult läbi välise validatsiooni iseenda. Kas ma ise endale meeldin, et see võiks justkui nagu fookus olla. Ja et ongi see kaalukauss, et kus see siis on. Mina tegin väga selge otsuse mõned kuud tagasi, et ma pigem olen üksinda, aga täiesti ennast vastu võtnud. Täpselt siukse veidrikuna, nagu ma olen. Kui see, et ma kuulun kuhugi gruppi ja olen justkui normaalne seal grupis, aga samal ajal tegelikult olen hüljanud iseennast. Et ma pigem olen üksinda füüsiliselt, aga ma valin iseennast. Ja sinna viis see, et ongi, et enda ongi enesearmastus, enesekaastunne, endaga hell olemine, enda hoidmine, enda mõistmine, enda fännamine, enda imetlemine. Me otsime seda kõike väljaspoolt, aga et kui hakata seda ise endale esimesena pakkuma, siis tekib nii suur pehmus enda osas ja kui ma enam ei tee maha seda, et ma ei tea, ma olen selline, ma olen naasugune, ma olen kolmandatsugune, ma ei oleks pidanud olema siuke, ma peaks olema siuke, et kui me lõpetame see, et kui me muudame selle sisekõne kriitika asemel hoopis armastuseks ja kaastundlikuks, siis meisse tekib nii palju rohkem emotsionaalset ressurssi, mis võimaldab meil valida iseennast, mis võimaldab meid vastanduda sellega või nendega, kes enam meie kõrgemat hüve ei teeni, meil tekib palju rohkem emotsionaalset ressurssi selleks, et lõpetada lojaalsus perekonnale, mis pole enam meie teha. Meil tekib palju rohkem ressurssi selleks, et seista 2 jalal omaenda väes. Selle asemel, et toetuda karkudena teistele. Aga see tekib alles siis, kui meil tekib emotsionaalne ressurss, sest et iga selle sammuga, mis me astume justkui ühiskonna vastu, tekib potentsiaalne surmahirm. Tekib nagu surmahirm potentsiaalsest hülgamisest, potentsiaalsest hukkamõistust, potentsiaalsest, ma ei tea, mahalaskmisest, ülespoomisest. Ja see potentsiaal aktiveerub meie närvisüsteemi tasemel. Ehk siis iga kord, kui ma ütlen ei kohtades, kus ma varem ütlesin jaa, aga ma hakkan nüüd valima ennast ja nüüd ma ütlen ei, siis tekib automaatselt see reaktsioon, et aga äkki mind siis ei armasta, äkki mind hüljatakse. Ja see omakorda aherreaktsioonina käivitab meie närvisüsteemi võitle-põgene režiimi, sest et tegemist on ellujäämise kohaga, mis meile tundub see surmakoht on ju. Ja alles siis, kui meil on emotsionaalset intelligentsust ja alles siis, kui meil on teadlikkust ja alles siis, kui meil on emotsionaalselt ka sellist ressurssi ennast ära hoida nendes pidevates mikrosurmahirmudes. Alles siis saab hakata tekkima see
rahulikkus, see nii-öelda võimekus valida ennast. Aga see tuleb hästi tugevalt enesearmastusest, enese kaastundest, endaga hell ja nagu hea olemisest, lõdvestumisest. Kindlasti on seda väga raske teha, siin ei olegi ühte võtit millelegi. Mind on aidanud väga palju see, et ma, nagu sa ka mainisid eelnevalt, et siuke alistud, et mul ongi halb olla, aga mis siis, et mul on halb olla. Ja ma luban seda tunnet endale ja ma ei mõista ennast hukka. Ja mul on, mis siis, kui mu vanemad ütlevad, aga Maiken, sa oled ju kogu aeg nii õnnelik, aga hetkel ma olen kurb. Et ma ei pea olema alati see päiksekiir kõigi jaoks, vaid see, et ma võin ka siuke pehme ja kurb olla, et minul on see alistusprotsess olnud just läbi selle, et ma luban endale midagi ja ma tunnen, et see ongi iga ühe jaoks individuaalne, kuidas ta seda teeb, kuidas tal on seda nagu hea teha, seda alistumist, sest kindel on see, et mugav ei saa see olema, see saab olema ebamugav, aga sul on okei sellega. Ja see on ebamugav, kui nagu mõista seda, et ebamugav ei ole mitte, ebamugavus on mõistuses, et see on ebamugav meie ego jaoks. Mida rohkem meie ego karjub, seda sügavamale, seda lähemale me jõuame südamele. Ma olen nõus, ma olen üks praktika, mida ma ise endaga teen, et alati, kui ma tunnen, et mingi asi on ebamugav, mingi olukord on ebamugav, siis ma alati ütlen endale, et õpi, laienda oskust, et tunda ennast mugavalt, kui sul on ebamugav. Ja tee selleks ükskõik mida, sest et mida rohkem sa suudad olla selles ebamugavas tsoonis, seda laiemaks hakkab su mugavustsoon minema, nagu ka Kaido enda raamatus kirjutas. Ma ütlesin, ja ma resoneerun, ma tunnetan, et see võiks olla kõigi jaoks ka üsna lihtne samm, kuidas oma mugavustsooni hakata laiendama, et ma astungi selle 1% juba sinna ebamugavasse tsooni. Mul on sinuga väga tore vestelda, ma hea meelega vestleks veel tunde ja tunde ja tunde. Aga mingist otsast me peame ikka alati selle podcasti kokku võtma ja minu podcastil on ka üks traditsioon, mis ei ole minu enda välja mõeldud, vaid see on minu lemmik podcastist Diary of a CEO. Ja see on selline traditsioon, et iga saatekülaline jätab küsimuse järgmisele saatekülalisele. Ja see on siis meie saate viimane küsimus. Ja siis sa saad jätta juba küsimuse ka järgmisele saatekülalisele. Ja see küsimus sinule on siis, mida sa soovitaksid poole nooremale endale? Poole nooremale, ütleme nii, et ma olen 36, ehk siis 18 aastasele. 18 aastat, mida ma tegin 18 aastaselt? Ma 18 aastaselt lõpetasin oma gümnaasiumi, tulin Tallinnasse, läksin tööle erinevatesse kohtadesse, hakkasin ennast otsima. Ma soovitaksin olla veelgi pohhuistlikum kogu välise maailma osas. Ma olen olnud kogu elu selline veidi rebel ja veidi nagu, et ühel poolt väga rebel ja kõikidele reeglitele näidanud keskmist sõrme. Ja teiselt poolt olen ma olnud surunud ennast väga tugevalt just nimelt reeglitesse, sest siis ma olen armastatud ja hoitud ja sellise lugu, mis ma rääkisin endale. Ehk siis, et ma oma poole nooremale minale soovitaksin olla veelgi pohhuistlikum, nagu veelgi jõulisemalt lihtsalt võtta omaks see vägi ja see pulbitsev ookean, mis minu sees on. Et mitte suruda seda ookeani vett sinna akvaariumisse, vaid võtta julgusega ja nagu auga vastu see sügav ja metsik ookean. Aitäh südamest sulle, Tali. Ja ma lõpetuseks mainin ka seda, et sa rääkisid coachingutest ja sa ise oled ka coach ja ma kohe tundsin läbi selle podcasti, et mul on alati tekitanud see natuke dilemmat, et kellel ma luban enda alateadvust mõjutada, kellel ma luban öelda mulle, mida ma teen. Aga läbi sinu mul tekkis nagu siuke kergus, et kui see coach ei suru mind tegema drastilisi muudatusi, nüüd kohe jäta töö maha ja tee seda, aga kui see coach ütleb, et teeme 1% korraga, siis ma tunnen, et see võiks olla väga suur kvaliteet ühel coachil, et ta võib ju näha, mis see lõpptulemus talle hea oleks, aga ei pea ju tegema seda läbi sellise jõu, et ma tundsin seda sinust ja aitäh sulle. Aitäh, et sa mind kutsus.